Oleme täna külas Erismet OÜ-l ja räägime juttu kahe mehega, Benni ja Rinaldoga, ja uurime, kuidas siis firma alguse sai ja mis on meestel teoksil. Millal te alustasite, millal siis firma loodi ja kes on siis asutajad? Alustasime umbes 1,5 aastat tagasi Kuusalus oma tegevust. Veel väiksemas ruumis kui siin. Hakkasime katsetama ja leiutama plastivalumisega. Kuidas see arendus on nagu läinud, et te olite üsna mitu aega seal vaikselt metsasani nii-öelda, et enne kui te tulite Tallinnasse, et millal siis nagu mõte tekkis, et tuleks teeks Tallinnas asja ära? Pea aasta aega oli meil lõputuid katseid ja ebaõnnestumisi enne, kui hakkasid detailid normaalselt ja kvaliteetselt tulema. Ja kui saime esimesed suuremad reaalsed tööd, siis oli vaja Tallinnasse kolida, saada klientidele lähemale. Millised on teil siis tänase seisuga tooted, mida teete väikeseeriatena siin? Põhiliselt on elektroonikaseadmete korpused, igasugu uute seadmete arendajate jaoks, kes arendavad uusi elektroonikaseadmeid, siis me teeme väikeseeria korpuseid neile, selleks, et nad saaksid proovida, katsetada. Tuntumad kliendid äkki? Annad mõne viite, on teil mõni suurem tellija käinud näiteks? Tallink ja Tartu Ülikool on piisavalt. Need on nagu päris suured, jah. Selles suhtes jah, et meile pigem käivad vähem tuntud, kes tahavad just endale nime teha, tahavad endale toodet teha. Et ei ole nagu ainult suured tegijad, et suurtel tegijatel on ka piisavalt raha, et kohe asimassidesse tuua. Mis teeb teie firma eriliseks täna turul? See, et me teeme kiiresti ja väikeseid seeriat. Et siin ei ole meie teada Eestis firmasid, kes teeks analoogselt väikeseid seeriaid nagu 10 kuni 1000 detailini ja nii kiiresti. On selliseid leiutajaid mehi ka teie juurde tulnud, et ma nüüd tahan mingit tükki saada, et äkki teed ära? On ikka, enamus meie kliendid on sellised leiutajad. Siin on üks lahe tünn siin laual, et äkki räägite, mis asi see on? See on meie firma kõige tähtsam seade, ehk siis vaakumvalamisseade. Ja selle tünni sees me valamegi oma detaile siis. Tegite nagu ise, et teil oli seda riista vaja ja tegite ise valmis? Ise projekteeritud, ise tehtud, täiesti isiklik asi. Põhimõtteliselt ta siis imeb nagu plastikust mullid välja või? Kui te seda valate? Võib nii ka olla, et imeb mullid välja ja vähendab defektide tekkimist. Üks oluline seade, jah. Kui muide on siis survevalu, plastivalus, siis meil on vaakumvalu. Ma saan aru, et te kasutate silikonvorme, et praegu parasjagu on siin ahjus küpsemas üks seeria, et äkki vaatame, kas on valmis? Vaatame. Meister võtab välja. Tee proov. Siin on meil näha värskelt ahjust võetud vaakumvalamisega tehtud detail. Vaatame, mis sest välja tuli. Mõned efektid on näha, aga üldiselt on tulemus väga hea. Kõige parem on neid vormist eemaldada siis, kui nad on soojad. Ja praegu on ka õige aeg siit valamiskanalite jäägid eemaldada. Seejärel detailid vormist välja võtta. Mis materjale te kasutate siin ja kuidas te need silikonvormid teete? Materjalidena detailid on põhiliselt polüuretaan plastidest, mis võivad olla jäigad ja elastsed. Ja siis valame ka EPO baasil materjalidest ja kasutame ka silikonkummi detailide tegemiseks, mis on siis pehmed ja kannatavad keemiat. Rääkige sellest karbonkiust ka, et kuidas te nagu selleni jõudsite ja mida te sellega tänaseks teinud olete?
jõudsime sedasi, et need materjalid, mida kasutatakse süsinikjõuga töötamisel, on paljuski väga sarnased meie plastidega. Ja siis see oli selline loomulik asjade jätk, et tuli ka see karbonplaattootevalikusse. Aga kuidas selle karbonfiibriga on, et kuidas te sedagi jõudu nagu teete, et ma näen siin seina peal on rullid ja riie, on see riie või mis see on seal? Karbonriie või süsinikriie eesti keeles. Seda. Ning on ka basaltriiet. Hetkel on klaaskiud otsas, kuid on ka seda. Omaduste poolest on ta siis kerge, tugev, mis teda veel iseloomustab? Süsinikjõud on kerge, tugev, summutab vibratsiooni hästi temperatuuriga mõõtude muutumised on väga väikesed. See oli siis Erismet OÜ. Tulge kohale, kui on vaja väikeseeriat või juppisid, mida ise teha ei oska või suured tootjad teha ei taha. Ja tänud teile, mehed!